Selle näituse idee on tegelikult küpsenud päris pikka aega. Ja see saigi tegelikult alguse ühe näitusel oleva kunstniku mälestustest, Joonas Mekkase mälestustest. Kusagil 6-7 aastat tagasi ma lugesin tema raamatut ja seejärel siis lugesin ka Elin Toona memuaare põgenemisest Eestist teise maailmasõja lõpus ja need lood olid väga liigutavad ja need kuidagi jäid minuga ja kui toimus siis 2022. aastal Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse, siis kuidagi need põgenemise lood tulid uuesti esile ja kuidagi saavutasid nagu sellise uue aktuaalsuse. Töö selle näitusega algaski tegelikult Joonas Mekkase filmist Lost, eestikeelse pealkirjaga Kadunud. Ja seda filmi ta alustaski tegelikult siis, kui nad oma venna Adolfasega jõudsid New Yorki 1949. aastal põgenikena. Ja esimese asjana nad siis ostsidki kaamera ja alustasid oma elu dokumenteerimist seal. Ja see materjal on filmitud 20 aasta jooksul 6 filmirullile ja siis niimoodi kronoloogiliselt kokku monteeritud. Ja see on omamoodi siis selline pagulaskroonika, harjumine selle uue ühiskonnaga ja oma elu seal nullist alustamisest, ja loomulikult koduigatsusest. Ja sinna juurde siis hakkasin ma nagu otsima ka selliseid filme, mis tegelevad, ütleme, võib-olla kodu kaotamisega või pagulaseks olemisega nagu väga erinevatel viisidel. Ja rääkisin oma kolleegi Paul Kuimetiga ja tema poolt oli siis mitu filmi kaalumisel, aga siis lõpuks me valisime filmi Kuldne kodu, mis on siis selline helita 16 millimeetriselt filmilindilt maha mängitud filmiinstallatsioon, mis on siis filmitud Pärnus Kuldse kodu ümbruses. Ja on selline nagu modernistliku arhitektuuri, elamuarhitektuuri selline väga ere näide Eesti kontekstis ja ütleme sellist nagu valget modernistlikku arhitektuuri, seda on ka tegelikult on tõmmatud paralleele Valge laevaga. Ja seetõttu mulle siis lõpuks tundus, et on oluline see minu film ka ikkagi siia panna, kuigi ma võib-olla alguses seda niimoodi ei plaaninud. Ja siis sai valitud veel Ukraina kunstniku Anna Sherbina film, sest mulle tundus, et siin on väga oluline kaasata nagu neid kunstniku positsioone, mis on tõesti vahetult kaasajal tegelevad selle põgenikuks olemisega ja selle väga sellise ikkagi traagilise ja sellise kurnava seisundiga ja Anna Sherbina film on siis ka valminud eelmisel aastal, väga värske. Selle pealkiri on Soomused ja see tegeleb võib-olla sellise pidetuse kodu otsimise teemaga nagu sellisel väga psühholoogilisel traumatasandil, et hoopis nagu selline teistsugune vaatenurk sellele võib-olla nagu laiemale sellisele ühiskondlikule narratiivile. Ja teine kunstnik, Palestiina päritolu Noora Beed, tema film siis Ühes hoitud öö on selle pealkiri ja tema film siis
kasutab, noh, esiteks ta on filmitud siis Palestiinale omastel sellistel maastikel, kus on mäed, kus on koopad, sellised liivaväljad. Ja seal on väga oluline see helirežii sellel filmil, millest ta kasutab siis Palestiina rahvalaule. Ja kuidagi need laulud ja see maastik, mulle tundub, et see tegelikult resoneerub ka natuke ka Eesti folklooriga ja nende lugudega jällegi, mis on seotud maltsvetlaste valge laeva ootamisega 19. sajandil, nii et läbi sellise religiooni ja folkloori on need teosed omavahel seotud. Ütleme, kõik need erinevad teosed, et nad tegelikult seovad seda eelmise sajandi ja üle-eelmise sajandi lugusid siis praegu sellise kaasaja situatsiooniga, mis meil, ütleme, siin maailmas on praegu väga muret tekitav ja praegu on väga palju inimesi tõesti, kes on sunnitud oma kodust põgenema ja tundub, et kohati on isegi nagu privileeg see, kui inimene saab üleüldse kusagile minna.